palgatoetused natukene oleme siin leevendanud sotsiaalmaksu, Kaare rääkisid tööjõumaksudest, meil on need kindlasti ka suhteliselt kõrge nüüd Euroopas natukene seda siin teha saab, aga teiselt poolt on ka meie pikaajaliselt suuremad struktuursed probleemid seotud siis tervishoiu rahastamisega ja sotsiaalmaksu ei saa väga seal kulutada ja muidugi vananenud. Rääkida Euroopa struktuursetest probleemidest, siis kogu aeg räägitakse ikkagi mitte ainult võla, vaid ka vananemise taustal. See on väga sugav probleem, kui sinna võlad juurde kirjutada, siis ei kujuta ette, kuidas välja tullakse. Ja ettevõtluspoliitika üldise otsapidi oli ka eelmises slaidis natuke. No igasugused stardiabid ja sinna tahmitakse päris palju EAS-id ja KredExid ja arengut on riik ikka püüab seda tegevust näidata ka, et kõik ei ole minu hinnangul mõistlik, mis tehakse ja eriti hull on selles, see Keynesi taustal räägib, et ettekujutus, et me nüüd tõstame kulutusi kriisi ajal, et midagi puhverdada, et ega neist asjadest ei saa enam lahti. Juhan Kats arvastab, et tema eelarve on kordistub kogu aeg igasugused ettevõtlustoetused. Ei ole jätkusuutlik, sest ettevõtlus on ju ikkagi selle ressursi tootja, ei peaks olema selle sööbi. Aga kuidas poliitiliselt lahti saada nendest asjadest tasapisi? Ka meil on mõneti olemas see, mis on Euroopas. Kuidas saada lahti stiimulitest ja kuidas see mõjutab siis majanduskasvu. Aga see probleem on siiski väiksem tundub, pole võlaga akumuleerinud. Ja natuke majandusest ka, et me arvame, et meie majandus on paindlikum kui paljudes teistes. Me oleme võimelised reageerima olnud, näete siis palgakäpped ei ole teinud selliseid streiki ja lahendamisi, mida on teistes riikides teinud nõutust väiksem palgatõus või palkade külmutamine. Kreekas ju lõhutakse selle tõttu, et keegi ütleb, et palgad külmutatakse. Täiesti müstika. Meil tundmatu asi. Ikkagi seda meie ühiskonna paindlikkust tuleb võtta kui olulist ressurssi. Ja meie rangi eelarvepoliitika tähendab ka seda, et perspektiivis me saame paremini laenu rahastada oma majanduskasvu. Investeeringud siia ja ka laenu. Ja me väljume siit, kui Kreeka puhul oli viimane number, mis ma nägin, 13% eelarvest ainult intressi maksavad. See on ikka tohutu kulu. Meil sellist koormat eelarvest oleme ja viimane siis võlasuhe on alla 80% SKT-st eelarvest. Eelarvega võrreldes on siis 2,5 korda suurem. Valuutakomitee, mis ikkagi on stabiliseerinud ja igasugu spekuleerimiste eest kaitsnud, on meil ja tugev finantssektori poliitika. Meie õnn on olnud, et meil on olnud oma pareksid. Keegi arvab küll, et see on hoopis probleem olnud, aga üks, mis meid Lätist eristab, on mitte ratsionaalsem poliitika valitsuse tasandil, vaid ka panganduse suunamisel. Meil ei ole sellist kivi külles. Ja rääkimata sellest, et kui USA-ga võrrelda kõik need derivaate ja mõõtmatud riskid, kes siin eelnevad ettekandjad rääkisid, neil kaelas ei ole. Finantskogu osa või finantssektori osakaal majanduses üldse on väga suurlikum ja ma ei näe palju. Muidugi aga need õllused, mis tehakse mujal, riskid, mis võetakse mujal, on meil kaelas ka. Siin on teiste küsimus ka veel, neist USA ja Euroopa. Kui rääkida Keynesiast, siis on väga hästi kõik USA-s ja Euroopas. Kriisi ajal suunati raha, aga Eesti lihtsalt sai raha otsa enne. Meil ei ole võimalik lisaks sellele, ütleme siis rahapoliitikas keskpank ajab tekitada just ühiskonnas raha. Meil ei ole võimalik eelarvet vasta sellisesse miinusesse, osalt on see Maastrichti küsimus, teine jällegi meil oli ka hetk, kus meil ei tiktud laenu.
Läti, Leedu olid meil tegelikult kõvasti kivina kajas, nende maine, nende ütleme siis riigi laenamise määr läks üle 10%, nemad oma defitsiiti rahastasid, meie võtsime pigem reserve kasutusele kui laenasime enamus ajast ja keerasime ennast ikkagi sellest 3%-sest miinuse joonest selle kaugi nullise joonest, meil on kui kõrge, keerasime üles. Aga selle taustaks on varasemate aastate ülejäägid. Meie ülejäägid on keskmisest olnud tunduvalt suuremad. Võib ju siis spekuleerida, et kas Eesti rääkis liiga palju, aga ma ikka selle poliitilist poolt väga rõhutan, et kord üles aetud kuludest ei saa poliitiliselt lahti esiteks ja teiseks ei saa ka majanduslikult lahti. Isegi kui sul õnnestub nad ajastada väga täpselt, mis tegelikult on väga suure koefitsiendi on see täpsus, ütleme, väga suure alla ühekordist, selle koefitsiendi number. Kui on väga suur risk valesti ajastada, on veel suurem risk, et pigem olemasolevaid probleeme hoitakse üleval, kui likvideeritakse, kui mõelda meie siis sisetarbimise ja ehitusmullile, kinnisvaramullile, siis pumbata seda mulli uuesti täis ei ole vaja, ei ole võimalik ja mida siis tegelikult peaks tegema. Ei ole mõistlik minna sellisesse miinusesse. Nende struktuursete probleemide juures kindlasti mitte, mis kui üldiselt Saksamaa puhul see miinus tähendab, et kindlustatakse oma positsiooni seal näiteks tootmiste vahendite või autoturul. Riik annab toetusi, ilmad elavad aja üles ja on teada, et nad hakkavad uuesti eksportima. Mida ekspordivad meie ehitusettevõtted? Tegelikult ainult tööjõudu Soome. Ja kui Soome meetodeid teha, mõelda, siis ka Soome tegi kummalisi asju, et üldiselt on põhjamaine kultuur siin olnud palju mõistlikum, nende stiimulpakett on väiksem, mis peegeldab ka nende lihtsalt majanduse suurust, aga mingi korteri remondile peale maksmine, et kui pika hinnaga mõtlemine see on, poliitikutel hea ette näidata, inimestel hea kasutada, et 10% saad korteri remondi eest, kui kõik dokumentaalselt niimoodi tõestada, eks ole, võivad seda kombeks üldse on tõestada. Siis see tähendab jällegi Eesti ehitajatele töökohti, seda küll, see tähendab ka sellise regulaarse korteriremondi väljaks tsükli nagu hälbimist, et kui sa üldiselt remondid, kuidas keegi 5 aasta, 10 aasta või 50 aasta jooksul, siis nüüd tehti lihtsalt see remont ära, et see natukene odavamalt, aga ega ühiskond sellest rikkamaks ei saa ja Soomes on ka neid asju nagu, need asjad olnud natukene vaheldavad, aga üldiselt mõtlen, et Soome ja Rootsi valitsus on väga erakordselt mõistlikud. Ühe sotsiaaldemokraatias elanud ühiskonna kohta ikkagi väga mõistlikku poliitikat aetakse väga selgelt juttu erinevatel teemadel, mis ei ole olnud kaua aega kombes. Ma ei ole väga kriitiline. Aga nüüd, kas Eesti kärpis liiga palju, et teinud siis samamoodi? Mis on Euroopa Komisjoni prognoos, kui poleks, et näete, siin on, see on siis euroala valitsussektori võlg, just kui eesmärk on hoida 60%-ga ikka aega hoitud. Ja see viimane risk siis mõjus, olles siin lähedal, tuli teada, et kui juhtub midagi, et mingit ruumi enam ei oleks. See tähendab, kui 2 eelarvet on ära kulutatud.